mantra. Et noh, sa nagu tahad nagu mingit kogemust, kes müstikat ja kes kannatustest vabaks ja kes lihtsalt Jumalale meelehead teha ja palju erinevaid motivatsioone on, vahet ei ole, sest motivatsioonid on uudishimu võib-olla ja uus ja huvitav ja nagu ikka asjad, kui on uus, siis on huvitav ja man mõistust vabastama mõistust, milles siis tegelikult on ju 3 varianti, kas üldse ei ole soove või on soovid kõike ja kõige kõrgemat teenida või on soovid siis oma meeli ja keha teenida. Eks meil on segu sellest, ütleme tavalisel algajal, vaimsel inimesel on, oled nagu hea inimene, samal ajal oled kehalises kontseptsioonis on need soovid ja loed mantrat Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Nagu eks ju, kirjeldatakse erinevaid siis vibratsioone, noh, mis on justkui materiaalsed, eks ju, aga miks nad siis öeldakse, et noh, sa loed Jumala nime, seda erine Jumalast või ka on transcendentaalne vaim ja kõike läbiv, eks ju, Brahmani aspekt. Helina, eks ju, Jumala igavikuline kõike läbiv. Energia olemus, kogu loome olemus ühes helis. Et noh, et kes olen mina, et ma ütlen nagu või Hare Krishna, et siis see nagu saan ühendust, aga tegelikult isegi kui sul on soovid sellised, noh, et sa loed mantrat ja seda millegi pärast mingid vaimsed palved, et justkui nagu vaimsed soovid ka, aga tegelikult noh, ikkagi väike lootus ja noh, millal see etapp tuleb, kui ma päris puhtalt loeme ka ikka seal terviseprobleemid või külluse probleemid, ei ole küllust. Siis süda nagu puhastub, et see hinge kõrval tema tegelikult puhastab nagu seda, mis meid takistab tegelikult õnnelik olemast. Hing on igavene ja kõik on siin ja praegu kohe ja ühendus on kogu aeg olemas olnud. Läbi selle mantra siis ülihing vabastab nendest segavatest faktoritest, mis ongi meie kehalise kontseptsiooni ja rumaluse ja mitte elu usaldamise, Jumala mõistmise motivatsioonid nagu ja soovid, eks ju. Et need nagu takistavad. Nad võivad olla, Krishna ütleb ka, et isegi kui materiaalsed soovid, nad pöördu minu poole, sealt hakkab progress pihta. See ei saa ju kellelegi öelda, inimesed ka vaidlevad, mis on õige, mis on vale, eks ju. Kõik on vaimustuses mingid oma etapist ja siis kõik entusiastlikult selle oma kasvuhoone kurgi efekt, eks ju, et noh, oma kasvuhoone kurgid on kõige parem, siis sa määrid kõigile pähe. Mõnele sobib, mõnele ei sobi, eks ju, mõne jaoks oled fanaatik. Ja kui sa teed seda alandlikult õigel ajal ja ilma ootust, et ta isegi räägid endale või teistele või jutlustad või noh, kust järgi annab, teed jõupingutusi ja me ei saa ka kohe nagu puhtaks. Et see on see ülihinge armulikkus, kui me regulaarsus on jõud ja kui sa regulaarselt nagu ikkagi loed mantrat, tahad sa heaks ja toredaks inimeseks ja tõesti seda õndsust ja igavikku kogeda ja sa oled aru saanud, et seda sa seda kogeda ainult seda head armastuse ekstaasi siis, kui sa muutud tingimusteta armastuses omakusu püüdmatuks loomulikuks olendiks, noh, sa saad tagasi see, kes me algselt oleme. Et hästi nagu selles mõttes lihtne süsteem. Et iga jõupingutus vaimsuse suunas Jumal lihtsalt puhastab need segajad või need madalad vibratsioonid, mis on meiega kaasas, isegi vaimses elus. See on meie ainuke lootus, siis me ise ka naerame pärast, eks ju, mingi aja pärast, et olid mingid muud motivatsioonid kaasas, aga sa nagu jätkasid vaimset elu ja siis noh, Krishna näitab nagu, et või Jumal või loodus või universumi teadus näitab, et ei no mis ikka naerad 1. klassi lapse üle, kui sa oled 10. klassis juba, aga sa oled koolis ikkagi, elukoolis kogu aeg. Aga iseenda üle ikka noh, huumoriga vaatad, et see, mis sa üle elasid ja väiksest peast või vaimse elu alguses ja mis ootused ja kõik ja siis sa saad aru, et vaimses elus on hoopis nii, et enne kui tuleb kvanthüpe tingimusest sõltuvas siis olekust õndsusesse, spontaansesse vaimsesse ellu, seal vahepeal on see periood, see nagu päris pikk nagu riba, kus hinnatakse sinu valikuvabadust, sinu alateaduse puhastus ja siis käib nagu selline paljastusprotsess. Sa näed, et sinu see psüühiline energia, soovid, mõtted, tunded, kõik on ikkagi väga tugevas sellises luubis ajutiste asjade peale, eks ju. Ja mulle minu mantras. Ja see pilt, mis avaneb, see on selline väga suur pettumus. Noh, hing on ikka hea ja Jumal armastab meid tingimusteta, vahet ei ole, me oleme head või halvad.
noh, tema armastus on absoluutne, aga lihtsalt iseenda suhtes näed, et kuidas ma nagu noh, isegi nagu no saad aru, et sa ei saa kunagi teada, et miks sa sattusid sellisesse kehalise ja peenkeha, noh, mõistuse ja keha samastamisesse luupi, sa ei mäleta, sa ei tea, nii palju elusid. No sa imestad, vaatad ennast ja see noh, kui jumala armulikkus paramatma näitab sulle, et noh, mis sind tegelikult motiveerinud on kogu aeg, mina, mulle, minu, isegi vaimses elus, vaadake mind, minu tarkus, eks ju, minust vaimustuses inimesed, kõik see noh, need mängud, eks ju, religioonides, kus inimene noh, võtab nagu lihtsalt järgmise positsiooni, paneb järgmise maski ette, aga see on juba parem. noh, see on parem kui mitte midagi, kui see inimene ütleb, et kas diivani nurga peal istumine on halb või ma ei hakka talle rääkima, kuule, et see on mõttetu, et Hare Krishna mantra, see on Jumala püha nimi, eks ju, see avab sul kõik väravad, eks ju. ei, sa ütled talle väga tubli, et sa leiad päevas 1 minuti istuda diivani nurga peal, maha rahuneda, lihtsalt olla nagu. et see on ka juba praktika samm, et selle üle ei tohi naerda umbes, ükskõik mis positsioonis meie oleme, siis me tavaliselt kaldume niimoodi, no umbes vaatame teisi, et noh, umbes ma olen taimetoitlane 35 aastat, siis keegi räägib mulle entusiastlikult, et ta sööb liha, aga nüüd ta sööb nagu seda noh, liha, kus ei ole keemiat, eks ju, ma ei tea, seal jahimehed, mis on lasknud, eks ju. no siis sa ei saa öelda, et kuule, et mis mõttetut juttu sa räägid, eks ju, või siis räägid oma armastuses mutsu, kiisu-kutsu, eks ju, aga külmutuskapp on liha täis tapetud looma, eks ju. et noh, sul ei ole seda õigust nagu, sa võid võib-olla mõelda uhkuses ja see on tavaline uhkus, sest sa ise oled ka eile selline, sa ei ole parem. sa oled alati kellegi suhtes noh, väike eeslike või loll nutsuke. et selle eest hoolitseb juba loodus ja isegi kui Krishna kehastus, materiaalne maailm, eks ju, see on hoopis teine tase, eks ju, kui ta kehastus ja Kurukshetra lahing oli läbi. ja kuidas oli happy end, kõik lõppes hästi, kõik lahenes, eks ju, ilusti ja siis tehti Ashwamedha Yagya, suur ohvritalitus, eks ju, seal Yudhishthira, see, kes sai kuningaks, Bharatavarsha kuningaks ja siis ikkagi selle Yagya ajal, kui kõik olid teadvustanud, kõik aktsepteerisid Krishnat kui jumala kõrgemat isiksust ja kõik oli ilus, siis ikkagi üks isiksus tõusis üles ja tõi Krishna vead välja kõik, ma ei tea, palju neid vigu tõi, eks ju. no rikkus nagu ilus ära või noh, Krishna näitab oma liilades isegi, et see on materiaalne maailm, et see on nagu elu teine aspekt, et siin ei ole kunagi nagu, et vaip rullitakse lahti ja no sisemiselt võib vaip olla rullunud lahti ja õnn, armastus, aga siin väljast sa võid vaadata märke, praegu on soodne aeg, mitte soodne aeg, nüüd on soodne aeg kuskilt, et mu inglid mind kaitsevad, no ongi ju hetkel tubli, see on ka reaalsus. aga siis tuleb mingi hoopis teine energia nagu materiaalses maailmas, halb ilm, keegi ütleb halvasti, noh, märgid on halvad, Kali Yuga, noh, whatever, eks ju. et see on kõik väline jätkab ikka enda seda, mateeria jätkab ikka, sünd, surm, vanadus, haigus, iha, viha, kadedus nagu väljast jätkab, eks ju. pigem on see sisemine siis nagu läbi mantra, et need oma soovid nagu puhastada. noh, need valed segavad soovid ja need, mis on noh, võib olla küll ajutisi toredad soovid, diivan on halb, et ma tahan osta nagu uue parema diivani, eks ju, las olla noh, need sellised materiaalsed soovid ka, aga see ei ole nagu sulle eesmärk. eesmärk on, eks ju, noh, teadvustada, et see diivan ei tee mind õnnelikuks, tal nüüd korraks, et mateeria lihtsalt korraks nagu rahuldab, et uus diivan, aga mingi aja pärast sa üldse unustad ära, et vana diivan, uus diivan, lihtsalt diivani peal.